Jörgen, täna esimene sõit olid see stardis 3. ja jäid ka sinna ilusasti hoidma nagu Gerdi selja taha, kas sa hoidsid seda kohta sellepärast, et mitte kaotada nii-öelda Eesti meistritiitlit? Ma sõitsin suht kindla peale et ma proovisin siit ja sealt ja korra sain isegi mööda Gerdist, aga lihtsalt tekkis tehniline probleem tsikliga kohe sõidu keskel, et mootorisse tuli vibra sisse ja ma proovisin lihtsalt kindla peale lõpuni sõita, et teine sõit sõitsin teise mootorrattaga ja sõit oli ka mugavam kohe ja parem minek, et jah, võtsin nagu mõistusega. Teises sõidus sa algul ei läinud Gerdist mööda, kas sa kartsid mööda minna, et eelmine kord Pärnusse tõukasite välja, et nüüd kartsid, et teeb äkki tagasi või? Ma julmalt kartsin. Tegelikult oli see, et mul oli vaja 2 ringi purki saada ilusti, et siis oli tiitel olemas ja võtsin need suhteliselt kindlalt ja siis hakkasin nii-öelda sõitu sõitma ja Kepa surus kogu aeg tagant, nii et kordagi saanud niimoodi selge sirgu lasta, aga sellegi eest, ma arvan, oli põnev sõit, et läbi valu kindlasti sõita, et see nagu ei ole eriti nauditav praegusel ajal, aga tegin jällegi oma töö ära ja vastuvõtuks siis magus võit koos tiitliga. Nüüd on sul 6 aja pärast tulemas rahvuste võistlus USA-s, et Ironmani rajal, et oled sa seda varem käinud ja on see tuttav rada või on ainult nii-öelda täiesti uus rada, kui kõik lähevad meie poisid sõitma? Ma olen käinud seal jah, ma olen paar krossi sõitnud ja üldiselt on mul ainult parimad tulemused sealt USA tasandil nii-öelda siis ja mulle see rada meeldib, et kindlasti on kohanemisega päris palju tegemist seal, et rada on väheke suuremad hüpped, rada kultiveeritakse sügavalt läbi ja meil Eestis selliseid olusid siin kahjuks ei ole, aga teeme oma parima, et seal kiiresti kohaneda ja sinimust-valge eest kõvasti võidelda, nii et kindlasti eelkõige tervis ka korda saada selleks ajaks ja anname oma parima. Sul on tiimikaaslaseks Harri Kullas ja Joosep Pärn. Et Joosep on nüüd esimest korda seal, et kui palju tema nii-öelda võib olla üllatav sõita nii-öelda meil, et kui sina sõitsid esimest korda Itaalias, siis sa panid stardi kvalifikatsioonis kinni ja oli väga positiivselt üllatav. Jaa, et ma arvan, et see teeb Joosepit küpsemaks sõiteks eelkõige ja meil on vaja noorele generatsioonile seda võimalust anda ja mul on ka hea meel, et tiimis on värsket verd, et see on ainult lahe ja üritame teda toetada nii palju kui saame. Aga edu teile USA-s! Suur tänu!